ja tema ikka loengus rääkis, et tulevikus arvuti kasutamine on nagu teine kirjaoskus. Mina ütleks niimoodi, et mina ei saanud sel ajal üldse aru, mida see teine kirjaoskus tähendab. Noh, kõigepealt oli aeg, kus ehitati kõvasti Tallinna Polütehnilist instituuti. Nii et meie õppisime veel Kopli 101 või too aeg oli Kalinini 101 ja Kalinini 82 ja õppisime ka Mustamäel, kus oli, mitte Mustamäel, vaid Toompeal, kus on praegult Soome saatkond. Ja siis tulime Mustamäele. Alguses me olime siin vahepeal mingisuguses korpuses, aga lõpuks maandusime selle samasse korpusesse 3. korrusele, kus on nüüd see Anno Sillamaa püstki siin trapikojas, nii et see jäi siis nagu lõpuks selleks pidepunktiks ja esimene hoone, mis siin Polütehnilisest instituudist valmis sai, oli tudengite ühiselamu. Nii et meie rühmast osa õppisid ja elasid siis seal ühiselamus, mina elasin linnas, aga ma käisin ka seal ühiselamus külas ja minu vend, kes tuli 2 aastat varem tippi õppima, tema elas ka seal ühiselamus, nii et ja ma võin selle ühiselamuga veel ühe loo teile rääkida. Vaat kui Tehnikaülikool tähistas oma 50. ülikooli aastapäevas. Mina olin siis juubeli ettevalmistamise vabariikliku komisjoni sekretär. Ja enne seda ma olin olnud Tartu Ülikooli 350. aastapäeva ettevalmistamise vabariikliku komisjoni sekretär. Ja kui Boris Tamm käis välja oma ideed, mida siis kõik tuleks ära teha enne seda suurt juubelit, siis mina protokolli tehes võrdlesin siis 2 protokolli, mis oli siis Tartu Ülikooli kohta ja mis oli siis TPI kohta. Ja ma kirjutasin omakäeliselt sinna sisse, et tuleb tudengite ühiselamud ära remontida. Ja Ristlaan, kes oli vabariikliku komisjoni esimees, kirjutas sellele alla, Keskomi sekretär. Temal oli ikka tohutu jõud ja sellega remonditigi need ühiselamud ära ja tudengid said 20 aastat elada remonditud hoones. Nii et niisugused seigad on mul siin, neid seiku on veel, aga see on üks niisugune väikene. Ja see sõitmine toimus siis ka niimoodi, et tudengid läksid siit jala Nõmmele ja sealt rongiga Balti jaama ja trammiga Koplisse ja mina elasin Pääskülas, siis ma sõitsin teinekord rongiga, aga mõnikord sõitsin bussiga kesklinna ja sealt trammiga Koplisse ja nii, et see elu oli ikka suur seiklus aga kõik olid rõõmsad ja said ilusti hakkama, nii et ei olnud probleem. Ma mäletan, kui siin ehitati, vangid ehitasid seda TPI kompleksi ja mis oli siin kõrgaed ümber ja olid mingisugused valimised ja tõrvaga määriti sinna plangu peale mingisugused nõukogude vastased loosungid. KGB poisid jooksid siis suure hirmuga ja värviti seda planku üle ja igasuguseid niisuguseid seiku on siit ajaloost meeles, nii et huvitav aeg oli, ütleme niimoodi. Minu isa ehitas Järva-Jaanis elektrivõrku välja. Ja too aeg neid elektriinimesi oli väga vähe ja mina käisin isaga kaasas ja mõnel oli vaja siis pistikpesa panna korterisse või kellel oli kuhugi seinalamp vaja panna ja alguses ma käisin isaga kaasas, aga hiljem isa ütles, et aga hakka ise tegema. Ja siis ma hakkasingi seda tööd tegema ja teenisin isegi raha. Nii et kui täna selleks, et elektrivõrgus midagi teha, peavad sul mingisugused litsentsid olema ja siis põhikooli poiss, kes õppis 7. klassis, tegi kõik selle ära. Aga mul on ka meeles, et osa neid elektrijuhtmeid olid kummiisolatsiooniga ja see kummiisolatsioon oli ikka nii pude, et ega juhet liigutada ei tohtinud. Kui juhet liigutasid, isolatsioon murenes, nii et tuli isoleerpaela veel ümber panna
ja siis noh, ma plaanisin alguses, et ma keskkooli minna ei taha. Järveäänis oli kutsekool, ma mõtlesin, et ma lähen Järveääni kutsekooli. Aga isale tuli Paidest üks kolleeg külla ja see laitis mul selle kutsekooli mineku maha, et mine Tallinnasse tehnikumi. No ja niimoodi ma siis Tallinnasse sisseastumiseksamitele peale 7. klassi tulin, see aeg oli põhikool 7 aastat ja sain sisse ja siis hakkasin seal õppima. Ja ma nüüd enam ei mäleta, kas oli esimese või teise kursusel tehnikumis, siis ma tegin ühe suure tehnikaime. Nimelt Järveääni tänavavalgustuse elektrivõrk oli niimoodi tehtud, et Pika ja Jaani tänava ristis oli siis see elektrikilp, kus neid liine sisse lülitati, sealt läksid siis alevi erinevate suundadesse ja minu vanemad ja siis vennas pidi käima neid siis õhtul sisse lülimas neid liine ja hommikul välja. Aga siis minul õnnestus siin juba näha niisugust automaatikaimet nagu magnetkäiviti. Noh, seda nimetatakse tänapäeva keeles kontaktoriks. Ja mul õnnestus Tallinnas siis osta see magnetkäiviti ja siis isaga tegime niimoodi, et panime sinna elektrikilpi, mis seal Jaani tänava nurga peal oli selle magnetkäiviti ja meie väravas sellest tänavavalgustuse liinist tõime siis juhtme meie maja külge. Nii et siis maja kaudu lülitati meie see tänavavalgustusliin tööle ja see omakorda magnetkäivitiga lülitas siis kõik need teised liinid sisse. See oli ikka siis kõva automaatikaime, mis too aeg sai ära tehtud, nii et noh, ma sain ikka kiitust väga palju, ütleme niimoodi. Aga miks ma nüüd mõtlesin tehnika või TPI-sse tulla? Too aeg oli ju see Nõukogude armee, mis kõike poisse kummitas ja loogika mul oli niisugune, et noh, et kas nüüd õppida 5 aastat TPI-s või minna kuhugi Venemaa pärapõrgusse sõjaväkke seal 3 aastat, et noh, et TPI-s on parem. Ja siis mul oli tehnikumis, ma õppisin niisugust eriala nagu põllumajanduse elektrifitseerimine. Ja selle nimetuses oli sees sõna põllumajandus ja see sai mulle saatuslikuks. Mind suunati Kadrinasse Kalevipoja kolhoosi elektrikuks, aga seal esimees lasi mind lahti, et mine siis pealegi TPI-sse õppima, aga TPI-s ei võetud üldse minu dokumente vastu. Tuli välja, et tehnikumist päevasesse osakonda saab kõrgkooli tulla ainult siis, kui oled 5% lõpetajulgas. See aktus, kus mulle anti diplom kätte, oli 96 lõpetajat, 5 oli kiitusega, mina olin 1 kiitusega lõpetaja. Ma käisin siis tehnikumi direktori juures, et saada seda 5% tõendit, sest Laadussev oli direktor seal, tema ütles, et ei, tema ei saa seda tõendit anna, et kui Kalevipoja kolhoos loobub, et siis lähete põllumajandusministeeriumi ja nemad annavad uue töökoha. Aga seal ma sattusin ühe asjaliku osakonna juhatajaga kokku ja see andis tõendi, et ma võin minna ikka tippi õppima. Noh, ja selle tõendiga läksin siis uuesti tehnikumi direktori juurde ja sain 5% tõendi ja siis võeti mind siia dokumendid vastu. Noh, ja siis hakkasid sisseastumiseksamid. Kõigepealt oli 2 matemaatikat, kirjalikku eksam, ma arvan, et mul on kõik väga hästi ja ma ei läinudki isegi vaatama, kui tulin suulist eksamit tegema, siis avastasin, et mul oli pandud hinne 3. No ma palusin siis vastuvõtukomisjonis minu toimik välja võtta ja näidata, et mis seal siis valesti oli. Siis tuli välja, et mul oli nii lühidalt need 2 ülesannet lahendatud, et kontrollijal olid need silma vahele jäänud ja siis otsiti see õppejõud ülesse ja see parandas ära ja kirjutas mulle 95 punkti selle lõputööst. Aga 95 punkti tähendas 4. Oleks ta kirjutanud 96, siis oleks mul hoopis teine seis olnud. Suulise
eksami sain 5, aga see 1 punkt tähendas, et ma pidin tegema füüsika, keemia ja eesti keele eksam. Füüsikat ma olin õppinud tehnikumis 1 aasta, ma too aeg töötasin Punases Retis seal Narva maanteel ja mul polnud isegi keskkooli füüsikaõpikuid, aga siis paralleelrühmas hiljem õppinud ja dekaan Enu Rüster, tema sai 2 eksamiga sisse ja siis tema andis mulle füüsikaõpikud, neid oli 800 lehekülge vaja 3 õhtuga läbi lugeda, nii et ma siis tudeerisin neid ja sain ikka füüsikaeksami 4 ja keemiaga oli natukene lihtsam, seal oli välja antud üks brošüür 150 lehekülge TPI poolt keskkooli kursuse kordamiseks ja selle alusel siis sain ka keemiaeksami 4 ja eesti keele eksami ka 4 ja niimoodi ma sisse sain ja et ma seal vahepeal käisin siis dekaan Samolevski jutul nende oma sisseastumisdokumentidega, see sai ilmselt saatuslikuks, et mind pandi isegi rühma vanemaks. Ja miks ma valisin selle automaatika telemehaanika, selleks oli 2 põhjust minul. Üks põhjus oli see, et selle nimetuses ei olnud ühtegi rahvamajandusharu, tehnikumis oli see põllumajandus, et põllumajandusministeerium leidis kohe, et see on tema erialad, aga automaatika telemaanikas on kogu rahvamajandus, nii et see oli üks põhjus ja teine põhjus, et kuna ma tehnikumis õppisin tugevvoolu, see, mis meil siin laes ja pistikutes on aga siis ma mõtlesin, et tuleb nüüd natukene laiema spektriga ja nõrga voolu ka õppida ja et automaatikas peaks seda ikkagi olema ja need olid 2 peamist põhjust, mis pärast ma automaatika eriala valisin. Sest too aeg muidugi automaatikas keegi ei rääkinud arvutitest. Arvutid oli ei tea kui kauge tulevik. Ma mäletan, me olime juba kuskil seal lõpupoole, Boris Tamm, Vilniuse Tehnikaülikooli rektor, andis meile loenguid ja tema ikka loengus rääkis, et tulevikus arvuti kasutamine on nagu teine kirjaoskus. Mina ütleks niimoodi, et mina ei saanud sel ajal üldse aru, mida see teine kirjaoskus tähendab. Ega ma seda kõva häälega välja ei ütelnud, aga nüüd ma saan küll aru, mis see teine kirjaoskus on. Nii et temal oli lihtsalt suuremad kogemused ja meie ei olnud niisugust, nagu siin laua peal on lauaarvuti, see kaasas kantab pisikene arvuti, midagi niisugust ju näinud, et siin arvutuskeskus, mis TPI-l oli, see oli ju terve maja, korrus oli seda arvutit täis. Nii et hoopis teine arvutustehnika tase oli too aeg ja vaat niimoodi saigi siis valitud see automaatika telemehaanika ja ega ma ei kahetse, et ma selle valiku tegin. Nii et õppejõud olid neil väga asjalikud, Anno Sillamäe, kes oli kateedri põhiõppejõud, aga seal olid veel teised, Valdo Kalm, kes on praegu sadamapäällik, tema isa oli ka siin dotsendiks, tema juhendamisel ma kirjutasin oma diplomitöö veel ja nii, et see maailm on Eestis kuidagi väike, ikka puutute omavahel kokku ja õppekorraldus oli ikka hoopis teistmoodi, sest praegult ikka tudengil on võimalik vaba ja valikaineid valida, aga siis ei olnud mingit valikut. Õppeprogrammid olid tegelikult üleliidulised. Kõrgkoolil oli teatud pisikene protsent õigus neid muuta ja mõned meie rühmast õppisid siis ka eriprogrammi järgi. Need olid suured erandid ja kuna seda vaba ja valikainet ei olnud, siis tegelikult kogu rühm õppis koos ja sellega tekkiski väga hea rühmatunne ja see rühmatunne kestab siiamaani ja kui me vaatame praegult automaatikapäev, mis toimub siin 1 kord aastas, siis sinna tegelikult mina arvan, et tulevadki just sellepärast inimesed kokku, et see sama rühmatunne toob need kunagised automaatika õppinud kokku, et noorem generatsioon, kes praegult õpib
neid seal praktiliselt ei ole, nii et ma ei tea, millal see automaatikapäev välja sureb, aga praegult ta igatahes veel peab vastu. Loengud, arvutustunnid, laboratoorsed tööd, kõik toimusid koos, rühmal olid mitmesuguseid ettevõtmiste eestvedajaks olid ikkagi need, kes ühiselamus elasid, et näiteks võeti ühiselamust ukse eest uksematid ja mindi Vanakale liugu laskma nendega ja pärast toodi matid tagasi ja niisuguseid üritusi oli ikka palju ja kui meil esimene noormees naise võttis, siis me hakkasime pulmalehte välja andma. Ma käisin tootmiskoondises Tuku, tellisin veel suure meetripikkuse sabaga kulbi, kuhu graveerisime siis nimed peale ja selle kulbi juurde käis ka statuut aga see rändas igatahes edasi. Nii et ma praegult isegi ei tea, kelle käes statuut on, aga statuudist on meeles niisugune lause, et kui keegi abiellub, kulp värgitakse mustaks. Suvevaheaeg ikkagi too aeg toimus enamusel ehitusmalevates, erinevates rühmades. Minu eripära oli see, et mina elasin linnas ja mina käisin tegelikult paralleelselt õppimise ajal tööl. Ma olin ülikoolis üks suur erand, et neid tudengeid, kes too aeg õppimise kõrvalt tööl käisid, neid oli ikka üksikuid. Praegult on see täitsa massiline nähtus, nii et ja mina tehnikumi lõpus, me saime tehnikumi amatöörautojuhi load, aga ma käisin Alma Vüü kursustel ja sain veel 3. liigi autojuhi load ja siis üliõpilas aastatel suvel ma olin Järva-Jaanis, kus mu isa ja ema elasid, siis seal kolhoosides autojuht. Nii et sai uugeldatud nende kolhoosi autodega ja neid tuli ise remontidega, siis mingit seda autoteenindust ei olnud. Nii et ma mäletan, et ühenduse kolhoosis tuli mul autole suisa uus mootor peale panna ja igasuguseid asju on tulnud ette. Ja siis ühel suvel rühmakaaslasega ja siis sõbraga võtsime ette veel Järva-Jaani kiriku katuse tegemise. Kirikuõpetaja käis mööda Alevit ja otsis katuse tegijat, aga need, kes tahtsid teha, olid viinavõtjad ja kirikuõpetaja kartis, et kukuvad purjus peaga alla ja siis meil üle tänava elas üks naisterahvas, kes käis meie juures saunas ja tema oli siis kirikus seal ka niisugune kellalööja või mis ta oli seal ja kurtis siis seda, et kirikuõpetaja ei leia seda tegijat ja ma siis muuseas ütlesin, et me võime selle ju ära teha, tead. Ja siis ei läinudki mööda, kui ma järgmine kord koju tulin, siis oli kirikuõpetaja meil külas kohe ja siis läks läbi rääkimised lahti ja rääkisin siis linnas rühmakaaslasega ja sõbraga ja kolmekesti võtsime ette. Nii et mul on seal raamatus isegi kirjas, kui palju tonne me pidime neid eternitplaate katusele vedama ja see oli ikka kõvad kogused ja see katus pidas 40 aastat vastu, nii et täitsa kvaliteetset tööd tegime, ütleme niimoodi. Ja ega meil mingit tööriistu ei olnud. Ja meil oli lepingus oli sisse kirjutatud, et kirik peab meid kindlustama 2 redeliga, mis ulatavad maast Räästani. Ja üks oli natuke pikem, teine natukene lühem ja selle pikemale redelile panime siis niimoodi 2 lauda, ühe serva peale ja teise serva peale ja siis ma sain 4 vanad kuullaagrit ja tegime nende kuullaagritega väikese käru ja isa käest sain pika köie ja plokiratta ja siis sõber Paavol oli Žiguli, siis plokiratas läks kiriku harja peale ja sealt tuli alla auto külge ja auto vedas meil siis plaadid katusele, niimoodi me ehitasime siis katust. Seal enne oli pilpa katus, me pidime selle pilpa katuse peale uued roovilauad panema, pooletollised lauad ja need lauad olid siis meil selleks
redeliks, mida mööda me siis katust tegime. Kõige hullem probleem oli alati katuse lõpetamine. Sul ei ole kuskilt kinni hoida, kuskil olla, istud kaksiratsi seal katusharja peal. Nii et see lõpetamine alati oli minu ülesanne, sest sõber ja see rühmakaaslane Villu ütles, et nemad seda tööd teha ei taha. Ja kirikuõpetajal oli veel üks erisoov, et kirikul oli 2 korstent peal. Ja oli kunagi olnud niimoodi, et kirikut hakati siis kütma, aga niiskus oli korstendes sees ja ahjus ja kui teda polnud pikka aega köötud ka, suits oli kirik täis ja rohkem seda ahju ei köötudki, aga siis oli vaja need kirikukorstna otsad maha lammutada. Ma käisin isegi nüüd siin mõni aasta tagasi kirikupööningul vaatamas, et korstnad on alt alles, ainult need otsad, mis me maha raiusime. Aga need olid nii kõmad, ma ei tea, kas oli sinna munavalget juurde pandud sellele. Nii et ma seisin kiriku selle otsa peal ja suure kuvaldaga tagusin siis enda jalgealust ja mitte segu ei läinud katki, vaid kivid läksid katki, niimoodi sai tööd tehtud. Kõige esimene asi, mis ma endale sain lubada, oli see, et tehnikumis 4. kursusel oli tegelikult meil suur praktika. Selleks ajaks ma olin juba elektritöödega endale omajagu raha teeninud ja võtsin tädi käest laenu ja ostsin talvel 250 kuupsentimeetrise Java. Nii et see oli ikka kõva sõna sel ajal ja sellega oli siis Järveääni vahet hea sõita ja nii, et ma olin Retis praktika ajal valveelektrik ja hiljem olin siis peamehaanika osakonnas insenerelektrik ja Reti vabriku suunamisega tulin ka tippi õppima, aga ma sinna Reti vabrikusse tagasi ei jõudnudki, sinna läks paralleelrühmast üks majandusteaduskond värbas mind endale, nii et see on ka jälle omaette pikk lugu, et mul oli niisugune mõte, et kui ma 3. kursusel õppisin, et lisaks sellele automaatikale või elektrile tuleb õppida ka majandust juurde. Et Reti vabrikus töötades ja seal ikka mul raamatupidajatega olid seal erimeelsused teinekord ja mõtlesin, et ma pean ennast ikka majanduses harima ja võtsin kaugõppe majandusõppekavad ka välja. Siis oli kaugõppe teaduskond kohe olemas ja nende õppekavade järgi ma oleks läinud TP-d õppima. Aga siis dotsent Juhani Väljataga ja assistent Ragnar Uritam korraldasid noore lektori kooli ja seal oli põhiteemaks oli NSV Liidu majandusreform ja ma läksin siis ka sinna kursustele. Tuli välja, et ma olin ainukene tehnikateaduskonna tudeng, ülejäänud olid kõik majandusteaduskonna tudengid ja valmistati meid siis lektoriteks ette, nii et ma käisin siis ka Tallinna ettevõtetes majanduse loenguid pidamas ise tehnika tudeng. Ostsin veel kaabu endale, et soliidsem välja näha, see kaabu on mul praegultki veel alles. Aga meil oli seal igasuguseid neid kursuslasi, nii et kellel siis see esinemine läks nii, et kuulajad kadusid ära ja kellel siis tuli juurde ja kellel jäi enam paika, nii et mina ütleks, et ma tulin nende ettevõttes esinemistega võrdlemisi hästi välja, nii et ma kuulajaid ei kaudanud ja siis tuli ka jutuks seal Väljataga ja Uritammega, et mul on plaan peale lõpetamist tulla majandust õppima ja nemad laitsid selle mõtte maha. Ütlesin, et tule majandusteaduskonda tööle, teed siin 2 aasta jooksul kandidaadi miinimumeksamid ära ja läheb majandusalal aspirantuuri. Etteruttavalt võib ütelda, et ma selle niisuguse plaaniga realiseerisin, et enne tuli muidugi automaatika, telemehaanika eriala ära lõpetada ja diplomieelsele praktikale ma läksin juba majandusteaduskonda ja majandusteaduskond oli minu jaoks väga hea koht. Ma sain mööda Venemaad, mööda suurt Nõukogude Liitu väga palju reisida. Minu diplomitöö teemaks oli
tootmisökonoomika õppelabori sisustus, et igasugused maketid, seal vooluliini maketid ja momentvaatluste maketid ja mis ma siis seal kõik välja mõtlesin ja isegi valmis tegin kaitsmise ajaks. Aga kaitsmisel Boris Tamm ütles, et liiga lihtsalt ja pani mulle 3. Sai käidud neid ideesid siis mööda suurt Nõukogude Liitu kogumas, et ega too aeg mingisuguseid niisuguseid infoväljaanded ei olnud. Ainukene infoväljaanne oli kõrgkooli sisseastujatele teadmik, kus olid siis kõrgkooli aadress ja erialad. No vaat siis, kui mõni kolleeg majandusteaduskonnast andis mingisuguse koordinaadi, siis oli hästi ja midagi tuli siis sellest teadmikust võtta ja noh, kõige suurem probleem oli alati öömajaga, et kus sa siis magama lähed, et ega ei olnud ju hotellide tellimise süsteem ega midagi, nii et mul on siin igasuguseid seiklusi olnud nende lennukitega ja nii, et see oli omaette huvitav elu ja majandusteaduskond korraldas siis niimoodi jah, et minu asemel läks üks noormees paralleelrühmast retivabrikusse ja tema koha täitis majandusteaduskond ja siis võttis mind enda juurde, nii et niisugune mitmekordne vahetus ja noh, siis oligi, et lasin ennast saata veel Leningradi Palmiro Toljatti nimelisse majandusinstituuti, olin seal kursusel 4 kuud veel, seal hakkasin juba kandidaadi töö jaoks materjali koguma ja kirjandust läbi töötamas ja Saldekovse Triini raamatukogus ja sai igasuguseid etendusi külastatud ja ta on ikka ju suur kultuurikeskus, see praegune Peterburg too aeg kandis Leningradi nime, nii et noh, jälle üks huvitav kogemus. Ma sain aru, et noh, et eks minust taheti ikkagi õppejõudu kasvatada, nii et alguses olin assistent ja siis vanemõpetaja ja dotsent aga siis juhtus jälle üks niisugune asi, et kõrgkeskhariduse ministeerium algatas ühe uurimisgrupi loomise, mis pidi tegelema tööjõu haridusliku majanduse väljaselgitamisega. Ja sinna etteotsa oli vaja siis teaduste kandidaadi kraadiga inimest ja ma ei tea, kas majandusteaduskonna dekaan või kateedrijuhataja ühe nimena käis mind välja ja siis oli veel dotsent Leevalt. Mina ei tahtnud sinna selle koha peale minna, aga Eino Leevalt vist tahtis, aga ega ma täpselt aru ka ei saanud, aga ministeeriumis põhiotsustaja oli Eimar Peremees, ministri esimene asetäitja ja tema valik jäi minu peale pidama ja noh, niimoodi tuli mul hakata seda haridusuuringute keskust siis juhatama. Ja noh, võib ütelda, et sealt haridusuuringute keskusest kasvasid siis välja kandidaadikraadiga ja mina doktorikraadiga. Nii et siin Tehnikaülikoolis on minu neid kasvandikke mitmed õppejõuna olnud ja noh, siis sai kõrgemast atestatsioonikomisjonist veel taodeldud professori kutse ja lõpuks tuli välja, et tuli ka seesama kõrghariduse ministrina töötada, nii et noh, igasuguseid niisuguseid ootamatusi on elus olnud. 80ndate teine pool, siis läks elu ikka tükimad lahedamaks, sest vaata 88 alguses võeti vastu see iseseisvusdeklaratsioon, selle vastuvõtu juures olin mina ka tunnistaja, olin seal ülemnõukogu saalis, ma ülemnõukogu liige ei olnud, aga mulle saadeti kutse, kuna ma olin hariduskomitee esimees ja siis järgmise sammuna kohe järgmise aasta alguses tuli keeleseadus, eesti keel, uue varjundi sai ja vaat need niisugused uued tuuled olid ikka väga olulised ja ühiskond hakkas õppima demokraatiat ja see demokraatia õppimine tegelikult paljudele kajastus sellena, et tuli võimalikult palju kritiseerida.
mitte ise uusi ideid välja pakkuda, vaid olemasolevaid ideid ära nullida. Nii et niisugeste asjadega ma puutusin seal hariduskomitees ikka väga palju kokku, kui demokraatia sildi all tuli seal igasuguseid imekriitikaid vastu võtta ja täitsa, aga noh, saime hakkama. Haridusjuhina käisin näiteks Narvas kohtumas eesti keele õpetajatega ja tegelikult eesti keele õpetajatega eesti keeles rääkida ei saanud. Nad ei saanud lihtsalt aru. Nii et oli vaja veel, aga siis mõtelge, mis tasemega eesti keel siis oli. Meie mõte siis hariduskomitees oli niisugune, et me ei suuda korraga kõike probleeme lahendada, et põhirõhu paneme eesti keele õppele. Need õpilased saaksid põhikooli eksami eesti keeles positiivselt sooritada. Aga poliitikutel oli jälle, nagu seda muide kohtab ka praegult, et nemad tahavad ideaalpilti saada ja sisuliselt panid eesti keele õppele ja eesti koolile võrdusmärgi vahele. Ja sellega see asi muutus väga poliitiliseks, mis läks rahvusvahelise tasemele. Venemaa hoolitsus sellega, et see jõuaks sinna Euroopasse, nii et kui ma käisin Saksamaal konverentsidel, siis seal rünnati mind sellepärast, et miks me teeme venelastele oma liiga ja ma selle peale siis ütlesin, et aga teil on siia ka venelasi oma jagu tulnud, et millal te esimese venekeelse kooli avate, peale seda siis enam ei rünnatud, niimoodi. Ja kui praegult tegelikult räägitakse ka väga palju ju sellest eesti keele õppest, siin on ju läinud hulga aastaid mööda. Me ei ole tulemust saavutanud ja mul on niisugune tunne, et me ka nüüd ei saavuta tulemust. Me tegelikult valmistame ette teatud aastakäikude vene koolide hästi nigela tasemega lõpetajaid. Sest ega ikka füüsikat või matemaatikat võõrkeeles ei õpi, kui see võõrkeel ei ole selge. Ja nii, et kui ma Saksamaal staseerisin 1990, siis ma uurisin natukene seda, Põhja-Saksamaa seal Schleswig-Holsteinis tuli üks osa Saksamaa alla. Et kuidas seal siis saksa keele õppe ja üldse see saksa kultuur vastu võeti ja nad tegid mulle selgeks, et see võttis ühe inimpõlve 20 aastat. Aga meil on nüüd tükimad rohkem kui 20 aastat läinud ja me ei ole ju tulemust saavutatud. Meil on sisuliselt kaks kooli, on eestikeelne kool, on venekeelne kool. Meie mõte omal ajal hariduskomitees oli, et kuna meil olid inglise ja saksa keele süvaõppega koolid, et sellest venekeelsest koolist teha ka venekeelne süvaõppega venekeele kool. Aga kuna poliitikud mängisid asja auti ja siiani on ta niimoodi audis, mina ütleks nii, et need katsed, mis praegult tehakse, mul ei ole nende vastu mitte midagi, aga see efektiivsus jääb väga madalaks, sest just tänu sellele, et ettevalmistustöö on tegemata, õpetajad ei ole ette valmistatud, metoodilised materjalid on tegemata ja sellega need tulemused jäävad ju ülinigelad. Kõige rohkem ikkagi jutt käis arvutitest. Et teisel pool Nõukogude Liidu piiri olid juba arvutid natukene rohkem arenenud kui meil ja nendel teemadel oli ikka kõige rohkem juttu ja üksikud niisugused laptopid jõudsid ikka siia Eestimaale ka ja nii, et see oli ikkagi tehnika valdkonnas niisugune teema number 1, aga isesõitvatest autodest ei räägitud küll üldse midagi, sest see automaatika ja tase ei ole üldse niisugune, aga ma käisin möödunud suvel seal Tootsis seda tuuleparki vaatamas ja seal on need päikesepatareid ja mina ütleks niimoodi, et kui ma vaatan seda tuulikut, mis toodab elektrit, siis see on meie eriala tippsaavutus.
et see tuuliku juhtimine toimub ju puhtalt arvutite kaudu, tal on tohutult andureid peal, andurid fikseerivad, kui mingisugune režiim paigast ära läheb, annab kohe signaali 3 kohta, üks on sellele tuuliku tootjale, teine on hooldaja, 3. on omanik. Ja on niimoodi, et selle signaali järgi siis otsustatakse, kas see hälve saab kõrvaldatud arvuti kaudu või peab töömees kohale minema. Nii et see elektrituulik väliselt võib olla vaatad, et on seal tiivad ja üks suur post ja mille küljes need on, aga tegelikult see sisu on ikka puhas automaatika, nii et see on minu jaoks palju olulisem kui praegult see iseliikuv auto, sest ma ise sõidan autoga ja mul pole seda iseliikuvat autot vajagi. Välismaaga ikkagi side oli, ma ütleks, 0, et ega seal sidet ei olnud. Kui ma olin aspirantuuris, siis mul õnnestus kirjavahetust poolakatega alustada ja ma avaldasin ka Poolas mõned artiklid ja veel kuskil seal teistes riikides ja nii, et siis läks juba natukene vabamaks. Aga kui ma olin hariduskomitees, siis peale seda iseseisvusdeklaratsiooni ja ma ütleks niimoodi, et siis see rahvusvaheline suhtlus ei arenenud nii, nagu me oleks tahtnud. Ja mitte meie pärast, vaid väljamaalaste pärast. Et näiteks soomlased ei tahtnud meiega tegemist teha, et me vihastame Moskva välja ja nendel olid seal omad lepingud ja värgid Moskvaga. Ja siis, et olukorda lahendada, me tegime niisuguse liigutuse, et kutsusime Moskvast hariduskomitee juhid siia Eestisse ja kutsusime Soomest. Ja vaat seal anti siis soomlastele info kätte, et eestlastega võib ikka otse asju ajada ja vaat siis läks see niisugune aktiivne suhtlus lahti, aga enne seda oli nagu kännu taga kinni, nii et see suhtlus üldse Moskvaga oli minu jaoks väga niisugune imelik selles suhtes, et vaat kuni 88. aastani oli ju haridusministeerium, kõrgem keskharidusministeerium ja kutsehariduse riiklik komitee. Minul tuli need kokku liita ja siis see sai hariduskomiteeks. Ja Moskvas täpselt samuti Jagodin oli kõrgkeskhariduse minister, nii nagu mina olin Eestis ja tema sai siis hariduskomitee esimeheks. Ja Jagodiniga oli mul väga hea kontakt ja me käisime, kutsuti liiduvabariikide ministrid Moskvasse alati hariduskomitee kolleegiumile ja kui kolleegium lõppes, siis see oli juba traditsiooniks kujunenud, et Jagodin kutsus kõik ministrid oma kabinetti teed jooma. Venemaal, vene inimesel tee joomine on ikka tähtis protseduur ja minu arust see tee joomine oli ka üks niisugune kokkusaamine, kus tegelikult vahetati väga palju infot. Ja seal ma sain nii mitmedki asjad endale palju paremini selgeks, mida ütleme ametlikus õhkkonnas ei saanud. Kui meie huvi oli näiteks, et me tahame ise otsustada, meil oli iseseisvusdeklaratsioon juba vastu võetud ja tahtsime ise otsustada, aga tegelikult osa liiduvabariike seda ei tahtnud. Ja miks nad ei tahtnud? Nad ei tahtnud sellepärast, et minister ei tahtnud vastutada. Tal oli hea ütelda, et näed, Moskva otsustas ja meie viime Moskva otsust ellu ja nii nagu praegult, et Brüssel otsustab ja ega meie ei otsusta ja niisugune vastuolu paistis seal tee joomise juures ikka väga selgelt välja. Kogu see teaduskraadide süsteem juba oli teine. Teaduste kandidaati läbimiseks oli aspirantuur, see oli 3 aastat, mina olin majandusteaduskonnas professor Kulli all ja siis kaitsmine toimus spetsiaalses kaitsmiskomisjonis, kus oli seal ma ei tea, 15 liiget või palju see oli ja siis kaitsmistulemused saadeti Moskvasse ja Moskva siis otsustas
kas see vastab kandidaadikraadile või ei ja doktorikraadi saamiseks tuli siis nagu eraldi niisugust õppimist ei olnud, aga see doktorikraad valmis uurimistööde põhjal ja noh, kui mul oli see töö kokku pandud, siis kaitsmine toimus Teaduste Akadeemia Majandusinstituudis ja noh, siis läks ka Moskvasse ja Moskvas juhtus nii, et 8 päeva mul oli liidu kõrgema atestatsioonikomisjoniga väga hea kontakt. Nii et ma teadsin, mis kuupäeval pidi presiidiumil olema, doktori kinnitamine käis presiidiumil, et kandidaadi kinnitamine oli madal. Aga 8 päeva enne presiidiumile minekut saadeti minu doktoritöö ekspertkomisjoni tagasi ja sealt suunati minu doktoritöö Minskisse majandusinstituuti ja ma pidin seal uuesti kaitsma, seal pandi uued oponendid, niisugused oponendid, kellega ma elu seeski kohtunud ja ka see kaitsmine läks edukalt ja siis sain Moskvast lõpuks kinnituse ka kätte ja nii, et vaat see elu oli hoopis teine, nii et see tsentraliseerituse aste on ikka tookordsega võrreldes hoopis midagi muud. Ma käisin 2 eksami vahel Venemaalt autot toomas, suurt isekallutajat, see tuli Saranskist enne aasta lõppu välja võtta, muidu oleks asutus sellest ilma jäänud ja juhtus niimoodi, et ma sain vana aasta eelviimasel päeval siis selle auto kätte, seal Viru Valge ja Kalevi Sokolab mängisid ka veel oma rolli natukene ja siis tuli veel seal auto neid rattamutreid keerata ja et ikka auto Tallinnani vastu peaks, sest need olid kaunis lahti seal tead ja siis uurisime, seal üks Leedu mees jäi ka niimoodi omaette nagu mina tead, teised olid juba kõik oma autod kätte saati ära läinud, nii et 2 hakkasime siis tulema ja tuli välja, et suur Saransk ja Pensa ja sealt kaudu ei saanud talvel sõita. Teed olid lumehanges ja me sõitsime Saranskist kõigepealt siis Gorkisse, nüüd on see Nižni Novgorod, eks ole, ja sealt Vladimirisse ja siis Moskvasse, nii et esimesel päeval jõudsime Vladimirisse, seal ööbisime ja siis Moskvas võtsime uue aasta vastu ja sealt siis ma hakkasin üksinda seiklema Tallinnasse ja siis ma ka autoatlase järgi vaatasin teid, ma tahtsin tulla Järveanist läbi, et ma elasin ahjuküttega korteris, et mul on vaja küttepuid ka tuua, et ma olen autokasti ja siis kuni Pihkvani ma sõitsin kuskil 114 kilomeetrit niimoodi, et õrnad autojäljed olid ees, kõik oli lummetuisand. Mets 2 pool, nii et kui mul oleks nüüd rool natukene vääratanud, siis ma oleks võinud sinna ka surra, sest no kes seal uue aasta esimesel ööl sind ikka siis tead, tuleb päästma tead. Ja siis Pihkvast edasi, Pihkva-Riia, see tee on sirge, seal ma jäin isegi magama. Roolis tundsin, et auto rappub, aga noh, saatus hoidis mind, nii et ma jäin ikka tead peale, siis sõitsin Võrusse kiriku ees, magasin ja siis sõitsin Tartusse venna poole, magasin seal ja sealt Järveajani. Vaat seal olid ka probleemid, et ega siis ei olnud ju autol antifriis ega midagi, vesi sees, sa ei saa pikalt magada ka, külmub ära, tead, lööb automootori lõhki ja vaat igasugused niisugused seegad olid. Aga ma jõudsin elektrimõõtmise eksam oli järgmine, nii et jõudsin siia TPI-sse kohale ja tehnikumi rasvaga tegin selle elektrimõõtmise eksami 5 peale ära, nii et ei olnud probleemi. Et ühe rühmakaaslasega me läksime kergedustustehnikumi peole. Mina ei tea, kas see rühmakaaslane peale seda esimest korda veel käis seal, aga mina käisin seal mitu korda ja siis sattusin istuma kõrvuti ühe noorikuga. Tuli välja, et see oli seal kergetööstustehnikumi õpetaja ja sellest noorikust sai hiljem minu naine. Nii et tantsu peal ma sain tundma oma tulevast naist, võib nii ütelda, nii et seal
seal me elasime alguses niimoodi vabaabielu, mis oli too aeg ka suhteliselt vähe, nii et meil sündis tütar siis, kui tütre esimene sünnipäev oli, siis sellel päeval me tegime pulmad. Ja tädi oli mul seal Kadrina küljal Neeruti mägede ligidal elab ja ma suviti vanasti käisin seal palju tööl ja tädi ütles, et et tema teeb mulle pulmad, et meie suguselts on suur ja et see tuleb kevadel teha, teine küün on siis tühi ja et sinna paneme lauad sisse ja pulmad tulevad seal. Ja juhtus niimoodi, et meil oli kõik kuupäevad kokku lepitud juba ja siis üks traktorist leidis, et tema peab oma traktori sinna lauda kõrvale parkima, millel oli veel õlgkatus. Ja kui ma siis selle käima panin, siis korstnast lendasid sädemed sinna õlgkatusesse, see laud põles maha ja see küün põles maha. Ja aga pulmad pidid ikka toimuma, aga siis isa jälle organiseeris kolhoosist neid veoautode presente, mis koormale peale käinud, me tegime telgi sinna aeda õunapuude vahele ja seal sai pulmad ära peetud ja siis peale pulmi ehitasime küüni uuesti ülesse ja siis häike lõi sisse, ta põles teist korda veel maha.